Me võisime just olla tunnistajaks kolmanda maailmasõja esimesele lasule. Ma tean, et see võib kõlada liialdusena. Ma panustaksin selle vastu. Ja pea meeles, kolmas maailmasõda ei tähenda tingimata tuumaapokalüpsist. Kuid sõltuvalt sellest, kuidas asjad lähinädalatel ja kuudel kujunevad, on täiesti võimalik, et ajaloolased võivad pidada möödunud nädalavahetust alguseks. Ma pean silmas Ukraina rünnakut Kaspia mere ääres. Pealtnäha näis see kaugmaa rünnak olevat suunatud Iraani relvadele, mis olid teel Venemaale. Kuid nüüd väidab Iraan, et rünnakud olid suunatud Islami Vabariigi vastu ning isegi saadetise suund pole selge. Nii et täna teen teile ülevaate tänasest sõjas olevast maailmast. Seejärel püüan selgitada vaidlusaluseid fakte rünnaku kohta, enne kui hakkan arutlema, mida Venemaa Iraanilt saada soovis, mis selle kõik algatas, ning seejärel vaatan, kuidas Ukraina võib seda olukorda enda kasuks pöörata, et avaldada survet Ameerika Ühendriikidele, mis viib meid lõpuks selleni, mis praegu Iraanis toimub. Hurraa, maailm on sõjas. Aga kõigepealt, las ma kerin tagasi. Tõepoolest, tänane maailm on kahtlemata sõjas. Mis eristab seda keerulist olukorda tõelisest maailmasõjast, on üks osapool, kes tegutseb samaaegselt kahel rindel, nagu Ameerika Ühendriigid, kes žongleerisid Euroopa ja Vaikse ookeani rindel teise maailmasõja ajal. Vastupidiselt sellele on viimase 5 kuu jooksul toimunud 2 eraldiseisvat konflikti, mida ühendab vaid materiaalne toetus. Ukraina võitleb Venemaa vastu Euroopa riikide abiga, lisaks saab ta mõningast toetust, eriti luurevaldkonnas, ka Ameerika Ühendriikidelt, isegi Trumpi administratsiooni ajal. Ja Venemaa võitleb Ukraina vastu, muuhulgas Iraani toetusel. Samal ajal võitlevad Iisrael ja Ameerika Ühendriigid Iraani vastu mõningase piiratud Euroopa abiga ning Ukraina aitab Araabia partnereid nende kaitses Iraani droonide vastu. Iraan saab taas toetust Venemaalt, eriti just luureinfo jagamise vallas. Tähtis on märkida, et seni ei ole me veel näinud selliseid asju nagu Vene väed Iraanis, kes pakuksid aktiivset õhutõrjet, ega USA hävitajaid patrullimas Ukraina kohal. See viib meid eelmise nädalavahetuseni, kui Ukraina droonid läbisid üle 1000 kilomeetri, et tabada sihtmärke Kaspia merel. Ma käsitlen selle juhtumi vaidlusaluseid üksikasju kohe varsti. Praegu tahan keskenduda Kiievi käsitlusele nende rünnakute kohta, kuna see seostub selle aruteluga kolmandast maailmasõjast. Aastaid tagasi andis Iraan Venemaale malli Shahed-tüüpi droonide tootmiseks. Neid on sellest ajast saadik kasutatud Ukraina linnade pommitamiseks. Zelenski esitab nüüd Iraani rolli nendes rünnakutes, nii nagu oleks Iraan tegelikult Ukrainat rünnanud. Seega oli nädalavahetusel toimunu see, et Ukraina vastas rünnates Iraani. Olgu selge, me räägime endiselt relvasaadetiste juhtumitest. Kuid võite ette kujutada, kuidas vastastikused rünnakud võivad lumepallina kasvada millekski enamaks, mis omakorda viiks selleni, et tulevased ajaloolased nimetaksid möödunud nädalavahetust kolmanda maailmasõja alguseks. Aga me kõik peame ootama, et näha, kas rünnakud jätkuvad. Et püsida oleviku juures, lubage mul minna üle Ukraina rünnakute arutamisele Iraaniga seotud sihtmärkide vastu, samuti teiste selgelt Venemaa sihtmärkide vastu Kaspia merel. Ukraina väidab, et tabas 2 Venemaa lipu all sõitvat kaubalaeva. Iraan ütleb, et Ukraina ründas Iraani laeva, tappes 1 Iraani meremehe ja vigastades vähemalt veel 1. Iraani välisminister väidab, et see on osa palju suuremast vandenõust, millega on seotud Iisrael ning seetõttu ei jää see rünnak vastuseta. Olgu selge, see ei ole esimene kord, kui Ukraina on löönud näiliselt Iraani relvalaadungeid Venemaale Kaspia merel. Kõige selgem näide sellest leidis aset eelmisel aastal augustis. Tol ajal ei tekitanud Iraan kaugeltki nii suurt kära. On raske kindlalt öelda, mis täna teisiti on, välja arvatud võib-olla 1 iraanlase hukkumine. Muiseas, kui sa oled kunagi mõelnud, miks lääneriigid toimetavad Ukraina abi Poola ja nõuavad, et Ukraina veokid ületaksid piiri, et kõik üles korjata ja Ukrainasse viia, siis see ongi põhjus. Igal juhul jätkuvad vastukäivad väited. Iraan väidab, et sihtmärk oli kaubanduslik ja Ukraina teatab, et rünnati sõjalisi komponente vedavaid laevu. Huvitav on siin see, et mõlemad kirjeldused võivad samaaegselt olla õiged. Nad võivad kirjeldada erinevaid laevu. Või räägivad nad sama lugu samast laevast või laevapaarist. Laiva lipp ei vasta sageli sellele riigile, mis tegelikult selle taga on.
pealegi võis kaubalaev vedada nii tsiviilkaupu kui ka sõjalisi komponente. Mitte just juhuslikuna tunduva ajastusega ründas Ukraina eelmisel nädalal Wildberrisi jaotuskeskusi Venemaal. Väike osa Wildberrisi ärist on tõepoolest kahese kasutusega ning teenib ka sõjalisi eesmärke. Ettevõte on püüdnud täita tühimikku, kus Vene sõjavägi varustab oma sõdureid ebapiisavalt, mistõttu tavalised venelased tellivad varustust Wildberrisist kas endale või Ukrainasse saadetud sõpradele ja pereliikmetele. Kõigile, kes hoolivad sõjapidamise reeglitest, on see õiguslikult väga küsitav. Tuleb siiski märkida, et on kõnekas, et me pole näinud ühtegi lääne liidrit Wildberrisi rünnakute pärast lärmi tõstmas. Tagasi Kaspia mere juurde. Ukrainal võis olla luureandmeid, mis viitasid sellele, et tsiviilkaubalaev täitis ka sõjalise tarnija rolli ning seetõttu otsustati kahju ennetada. Ma kahtlen, et Euroopa siin silmagi pilgutab, kui kõik eelmisel nädalal oli korras. Tasub põhjalikumalt uurida, mida Iraan võib endiselt teha, et Venemaad aidata. Ukraina suursaadiku sõnul Iisraelis vedas kõnealune laev droonide ja rakettide komponente. 3 aastat tagasi poleks olnud üllatav seda kuulda. Tänu aastakümnete pikkustele majandussanktsioonidele sai Iraanist ekspert selles, kuidas hankida relvaosi olukorras, kus lääs püüab sind takistada. Kui Venemaa tungis Ukrainasse ja Moskvas sai sarnaste piirangute sihtmärk, pidi Kreml omakorda abi saamiseks pöörduma Teherani poole. Aga ligi 4,5 aasta pikkuse sõja järel peab Venemaa ilmselt endiselt Iraanile lootma, isegi kui Iraanil on kodus endalgi käed tööd täis. Veelgi enam, Venemaa on saanud Shahed droonide litsentsi ja toodab meid ka kodumaal. Võiks arvata, et seetõttu ei vaja Venemaa enam täiendavat abi. Siiski, te võite meenutada, et Iraani sõja alguses mainisin, et Venemaa pidi olema mures Iraani tarneahela pärast. Relvalitsenside lepingud hõlmavad tavaliselt ühikupõhiseid litsentsitasusid ja see tekitab selge probleemi. Lubadus edasi maksta ei ole kuigi usutav. Kui ma juba tean, kuidas relva toota, võiksin seda lihtsalt ise teha, ega peaks sulle maksma. Arvestades, et me räägime siin Venemaast, võib mõista, miks Iraan oleks ettevaatlik ja püüaks kohustuste täitmise probleemist mööda hiilida. Lihtsaim lahendus on anda üle suurem osa relvasüsteemi joonistest, kuid jätta mõned olulised komponendid enda kätte. See võimaldab Venemaa suurendada kogu tootmist, kuid tagab, et sul jääb mõjuvõim alles. Kui Louis litsentsitasude maksmine lõpeb, siis lõpevad ka sinu oluliste komponentide tarned. On ka võimalik, et Venemaa ei ole lihtsalt mõnede Shahedide osade tootmises eriti osav ning seetõttu annab need tootmise osad endiselt Iraanile teha. Võid ka meenutada, et arutasime hiljuti selliseid kokkuleppeid, kui Ameerika Ühendriigid nõustusid andma Ukrainale Patriot-süsteemide litsentsi. Siin tasub ühte asja esile tõsta. Sama suursaadik ütles, et laevad liiguvad Venemaalt Iraani. Ma kahtlustan, et see võib olla tema viga ja meediaraportid, mis teda ei tsiteeri, näitavad tavaliselt liikumist vastupidises suunas. See oleks tõesti väga huvitav, kui Ukraina äkitselt arvaks, et peaks hävitama Iraani suunduvaid relvi. See muudaks Ukraina otseseks ründavaks sõjapooleks Iraani sõjas. See võib tõepoolest nii olla ja ma olen kindel, et Trumpile meeldiks see väga, kui see oleks tõsi. Ja võib-olla on see osa vastuteenest, mis hõlmab Patriote. Sest kindlasti ei tahaks Ameerika Ühendriigid olla otseselt seotud Vene sihtmärkide pommitamisega. Aga ma arvan, et me peaksime ootama, kuni kuuleme selle kohta konkreetset kinnitust kelleltki kõrgemalt positsioonilt. See annab suurepärase ülemineku meie järgmisele teemale, milleks on see, milline võiks olla Ukraina laiem strateegia siin. Homme lendab Zelenski Washingtoni, kus esmapilgul toimub senaator Lindsey Grahami mälestusteenistus. Huvitaval kombel möödub sellest täpselt 1 aasta ja 5 kuud pärast kurikuulsat ovaalkabineti fiaskot, mis on sellest ajast peale kujundanud kahepoolsete suhete üldist õhkkonda avalikkuse silmis. Tegelikult toimub samal ajal ka tippohtumine selle poole 3 aktiivse sõdiva osapoole vahel üha enam põimuvates sõdades. Näite, ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on seal kohal. Kas tegemist saab olema kahepoolsete kohtumistega Donald Trumpiga või peavad kõik 3 omavahel ühise vestluse, jääb veel näha. Kui keskenduda korraks ainult Donald Trumpi ja Volodymyr Zelenski suhtele, siis ovaalkabineti fiasko annab ebatäpse pildi sellest, mida nad pärast seda on teinud. Zelenski toob nende omavahelise vestluse paavsti matustel välja kui pöördepunkti.
nüüd on alati keeruline mõista, mida Trump mõtleb, kuid olgu protokolli huvides märgitud, et toonane riikliku julgeoleku nõunik Mike Waltz oli see, kes soovitas pärast ovaalkabineti fiaskot ülejäänud päevakava tühistada. Trump oli valmis jätkama, püüdes kindlustada ärilepingut, mille sõlmimiseks kogu tippkohtumine oligi mõeldud. Hiljuti kuulutati selle kuu alguses NATO tippkohtumisel välja juba mainitud Patriotide litsentsimine. Ja me näeme ka muutust magatiiva üldises seisukohas Ukraina suhtes, mida rõhutas Laura Luumeri hiljutine reis Ukrainasse ja näiline täielik pöördumine Ukraina toetajaks. Kuigi osa sellest võib tunduda nagu südant soojendav lugu, on siin mängus ka praktiline motiiv. Ukraina on viimase 5 kuu jooksul muutnud lahinguväljal olukorra käiku ning seetõttu näevad skeptikud Ukrainat üha enam hea investeeringuna. Zelenski võib seda võimalust ära kasutada, sekkudes Iraani kampaaniasse, et näidata Ameerika Ühendriikidele, kuidas Ukraina saab panustada rohkem kui lihtsalt droonide allatulistamisega Araabia liitlaste heaks. Ja see viib meid praeguse USA ja Iraani olukorrani. Lihtsustades väga tugevalt on meil olnud merevaherahu, mis tegelikult polnudki vaherahu, millele järgnes sõja taasalustamine, mis tegelikult kunagi ei lõppenudki. Ja praegusel hetkel näib, et oleme taas mingis pausis, mis võib kuhugi mitte viia, kui läbirääkimised on sama ebaefektiivsed. Isegi kui viimastel aegadel on tulistatud uusi rakette ja droone, seisneb suurem osa konfliktist endiselt vastastikustes blokaadides Hormuzi väinas. USA poolel võib praegust vaherahu motiveerida osaliselt Pentagoni taas korduvad palved mitte veelgi vähendada USA raketivarusid. Jällegi, kui siin metsikult spekuleerida, võib Zelenski püüda positsioneerida Ukrainat relvasillana Ameerika Ühendriikide jaoks. Kiev suudab oma droonide tootmist suurendada palju kiiremini, kui Ameerika Ühendriigid praegu suudavad. Peamine takistus, mis Ukrainal ees seisab, on raha. Kui Zelenski suudaks kindlustada tulevased investeerimisfondid Ameerika Ühendriikidet, siis võiks Ukraina suurendada oma tootmisliine ja tasuda Ameerika Ühendriikidele tagasi kaugmaa droonirünnakute näol. Kas neid otse käivitades või andes juhtimise üle Ameerika Ühendriikidele. Oma poolt vaadates puudub Iraanil hea viis sellesse suhtesse kiilu lüüa. Iraan on juba reageerinud Ukraina rünnakule, ähvardades vastulöögiga. Ukraina ei sõltu siiski Hormuzi väina kaudu sisse ja välja liikuvatest saadetistest ning Ukraina on tõenäoliselt ka Iraanist liiga kaugel, et Iraan saaks õhu kaudu tõhusalt vastulööki anda. See jätab ainsaks võimaluseks abi suurendamise Venemaale. Ma olen kindel, et Iraan leiaks siin midagi ette võtta, kuigi on raske näha, kuidas see võiks olulist mõju avaldada. See on järjekordne juhtum, kus riik ütleb, et nad teevad rünnakule vastuseks rohkem, kuid see tekitab küsimuse, miks nad juba varem rohkem ei teinud. Sõjas oleva maailma segadus jätkub. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Ukraina on tabanud vähemalt midagi Iraaniga seotud Kaspia merel. Kui olukord veelgi halveneb, on täiesti mõistlik kirjeldada nädalavahetusel toimunut kui 3. maailmasõja esimesi laske. Lisaks sellele, et Venemaa tarneahela logistika on häiritud, võib Ukraina püüda tugevdada USA toetust endale. Tõenäoliselt peame selle juurde homme tagasi tulema, kui teame Washingtoni tippkohtumise tulemusi. Seni ei saa me selles suhtes midagi teha. Samal ajal, kui sul on jäänud nägemata kõik see, mida ma oma teisel kanalil teinud olen, siis Geopolitics Helpline'is on palju huvitavaid küsimusi, millele saan vastata. Mõned ütlevad isegi, et mu teine kanal on nüüd peamine kanal. Saad seda vaadata, kui klikid siia. Ja kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba homme. Võib-olla siin, võib-olla teisel kanalil. CastTube. Hoia end.